Aruküla mõisas siis toimus järjekordne Keskerakonna poolt korraldatud üritus ja üks kohtumist raames ja inimesi oli siin kõikidest Eestimaa nurkadest peaaegu ja Riigikogu liige sillamäelane Eevi Paasmäe olid hariduslaudkonnas. Millised mõtted tekkisid? No nii nagu ikka väikeses maakohas on küsimus sellest, et ärgem sulgegem maakooli, et ehk siis kõige kallim on aeg ja see aeg, mis kulub kodus kooli jõudmiseks, on väga kasulik ja õpetajad, kohalikud inimesed on mures, et õpilased saaksid ikkagi kodu lähedal hariduse kätte. See jäi kõlama meie lauast. Vaataja. Tees ka teile paar küsimust. Ja. Olite tulnud Peetrist, Peetri Rahvamäe juhataja, Ja. Keter Klaas, on Ja. siin õigesti. Ja. Mis mõtted siin meelde jäid? Eks erinevaid, aga mis oli minu mõte, on kindlasti hariduse puhul mitte eristav hindamine oskusainetes. Et selle ettepaneku ma libistasin ka sinna heade mõtete kasti. Me rääkisime kindlasti ka nendest gümnaasiumi teemadel ja õpilaste rändest. Ja mis meil põnevat siin veel oli? Minu puhul... Mõni mõte äkki Rahvamajaga seonduvalt? Kuidas? Mõni mõte Rahvamajaga seonduvalt? Rahvamajaga? Jah. Rahvast on alati vähe, rahvast on alati rohkem vaja. Et rahvast Rahvamajja? Jaa, rahvast Rahvamajja. Tore? Jaa. Kui pilitada korraks Koiru keskkooli direktor Jaan Kabin, olete keskmas mõttes vahetuses poliitik Anneli Otiga, millest rääkisite? Me rääkisime seda, et kui tähtis on unehügieen, sest kui on korralik unehügieen on paigas, siis on lapsed tervemad, rõõmsamad ja tahavad koolis käia. Palju magama peaksid seal? No ikkagi 9 tundi väike laps. Kõik head ja vajalik mõte.